Teate mis? Vähem kui 6 aja pärast on palgapäev. Ja ma lähen esimesena poodi. Ma lähen ostan 25 kilo kartulit. Teate ju need suured kotid. Hullult äge ju. Aga tegelikult äkki saab inflatsioon selleks saaks mul raha ära. Et mul jätkugi kartulikoti jaoks raha. Teate, mis asi inflatsioon üldse on? Enamik ainult kiruvad seda, et see on nii suur, ainult tõuseb. Aga tegelikult, miks ta tõuseb? Kas üks inimene kuskil mõjutab seda? Või mingisugune ettevõte? Tegelikult see pole üldse tähtis. Peamine asi on investeerida. Hei, finantsmeile Melis siin. Tänases osas räägime kartuli idandamisest või siis idufirmadest. Investeerimisega kaasnevatest müütidest üleüldiselt ja loomulikult aktsiatest. Tähtis on investeerimise puhul ju tegelikult vaadata seda suurt pilti, mitte keskenduda sellele sammusele, mis asja nimegi ongi. Kartul või siis ühe ainsa asja väärtusele. Vaid tegelikult turg on ju selle ümber, mis kõik kas või selle sama kartuli hinna määrab. Kui see sama kartul nüüd vette panna või siis mulda, siis suure tõenäosusega mingi aja pärast hakkab kasvama. Ja kui väga hästi läheb, aasta pärast siin on küljes näiteks 5 kartulit, ehk siis 500% tootlus. Aga samas on päris suur võimalus tegelikult selles, et sa teed midagi valesti ja ta lihtsalt mädaneb ära. Täpselt sama asi on ju tegelikult ka idufirmadega. Selles suhtes, et nad võivad väga head tootlust pakkuda või nad lihtsalt põletavad su raha ära. No vaadates statistikat, siis circa 50% juhtudest sa lihtsalt jäädki oma rahast ilma. Aga see ülejäänud 50%. No Eesti keskmine ingelinvestor teenib aastas 20–30% tootlust. Ma arvan, et ma väga palju eksi, kui ma ütlen, et peaaegu kõik inimesed teevad, mis ettevõte on Apple ja millega ta tegeleb. Aga näiteks 1976. aastal oli Apple täpselt samasugune idufirma, nagu näiteks mõned aastad tagasi Wise. Tolleaegne juht Steve Jobs käis ka ukselt uksele investori juurde uurimas, kes on nii hea ja lahke, et toetab tema ettevõtmist. Ehk toetab tol ajal sihukest futuristlikku asja nagu arvuti ettevõtet. Ma tahan luua arvuti. Aga ta käis uksest uksele seni, kuni ta leidis Mike Markula. Ehk siis esimese investori, kes oli nõus panustama Apple'isse $250,000. Vastutasuks andis Steve talle lausa 1/3 ettevõttest. Kõigest 4 aastaga olid nad nii palju tööd teinud, et ettevõte oli valmis minema börsile. Selleks hetkeks või börsile mineku hinda arvestades oli siis Mike'i investeeringu tootlus lausa 220%. 4 aasta peale see teeb siis 55% aastas. Ehk siis tema $250,000 oli saanud $550,000. Kui nüüd siit minna edasi järgmise müüdi juurde, ehk et investeerimine on riskantne, siis tegelikult ta ju ongi riskantne. Sellepärast, et keskmine eestlane ütleb seda, et aga milleks mulle investeerimine? Mul tuleb palka, ma elan palgapäevast palgapäevini ära. Kui mul raha üle jääb, ma kasutan seda otstarbekalt, ehk siis näiteks €500 eelmisest kuust alles. Ja mis ma teen? Ma ostan uue telefoni. Ma ei pea mõtlema sellele, et kuidas ma tulevikku kindlustada, sest küll riik tegeleb sellega. Maksab mulle pensioni, loodetavasti. Viimase aasta jooksul on kirjutatud väga palju artikleid sellest, et kuidas investeerida, kuhu oma raha paigutada, teha seda kõike turvaliselt. See kõik on ju tegelikult väga tore, aga ainus asi on see, et see ei jää ju meelde. Mulle ka ei jää meelde. Aeg-ajalt ma tõesti vaatan mingisugusest raamatust, mingisugusest artiklist järele, kuidas asi tegelikult toimib. Aga see selleks. Kogu see hariv Eesti meedia või siis Eestis 100 000 investorit, keda on väga palju, nad ei tee su elu turvaliseks. Turvaliseks teeb sinu investeeringu just ainult see, kui sa tead, kellele, mis eesmärgil ja mis ajaks sa annad oma raha. Sa tead seda, millega täpselt sa riskid. Ja kui sinu jaoks on riskid liiga suured, sa tead, kuidas neid maandada. Ja riskide maandamiseks ilmselt parim lahendus see, sa hajutad neid. Sa ei hajuta mitte ainult ajas, vaid ka erinevate tegevuste või sektorite lõikes. Ma oleksin peaaegu ära unustanud. Pea seda ka meeles, et ükski investeering ei tule ise sinuni. Ta ei helista sulle, ta ei kirjuta sulle. Need, kes sulle helistavad või kirjutavad, nad teavad, et sul on raha ja nad tahavad seda lihtsalt endale saada. Kui mu sõber sai selle kõne, siis järelikult tal on suur sissetulek. Ehk siis tema saab investeerida ja kuna minu sissetulek on väike, mina ei saa. Tegelikult ei ole see üldse nii. Investeerida saad ka väikese sissetuleku korral. Sa lihtsalt alustad väikeste summadega, näiteks 10 eurot kuus. Ma arvan, et selle võib-olla jääb iga üks meist. Kui sa oled tõesti olnud järjepidev ja viimased 13 aastat pannud kõrvale regulaarselt iga kuu 10 eurot, siis praeguse hetkeks peaksid sa olema panustanud sinna fondi 1560 eurot. Aga tegelikult, kui sa paned sinna juurde veel 10% tootlust aastas, ehk siis liitintress 10%,
siis sul selle kogu portfelli väärtus on juba 3179 eurot ja 50 senti. Ehk siis su esialgne investeering on enam kui kahekordistunud. Kui sa tahad selle arvutuse mingisuguste enda summadega läbi mängida, ole lahke. Mine lihtsalt kalkulaator.ee ja otsi sealt üles säästude tuleviku väärtuse kalkulaator. Paned sinna sisse, mis summaga sa alustad, palju sa iga kuu paned kõrvale, milline on eeldatav aastane intress või siis tootlus. Ja vaata, mitme aasta pärast ja kui palju sul portfelli väärtuseks on. Kui ma tahan võib-olla kuus veidikene rohkem kõrvale panna, see tähendab seda, et ma pean säästma ja hoidma kokku ju võib-olla nende asjade arvet, mis mulle meeldivad. Tegelikult ei pea. No näiteks kohv. Kui sa oled harjunud iga hommiku minema näiteks Circle K-st läbi, võtad sealt hommiku mõnusalt cappuccinot. Siis tegelikult sa saad see sammuse cappuccino teha ka väga vabalt ise kodus valmis. Kodus tehes see läheb sul maksma ilmselt mingisugune circa 50 senti. Ja kui sa lähed tanklasse sama asja ostma, see maksab mingisugune 5 korda rohkem. Ja nüüd kujuta ette, sa paned iga päev selle 2 eurot, mida sa kokku hoiad, paned kõrvale, investeerid. Kui palju sa teeks näiteks mingisuguse, ma ei oskagi öelda, aasta peale 730 eurot. 730 eurot lihtsalt sellepärast, et sa teed selle sammuse cappuccino endal kodus valmis. Mitte sa ei lähe seda kuhugi tanklasse ostma. Ja 13 aasta peale see teeb 19 000 eurot. Aga mida mina teeksin selle 19 000 euroga? Investeeriks äkki aktsiatesse. Aktsiate investeerides ju tegelikult kõik kaotavad raha. Või vähemasti müüt räägib seda. Jah, tõesti sa kaotad raha. Kui sa ostad aktsia siis, just vahetult enne seda, kui ettevõte tuleb oma näiteks kvartali tulemustega välja. Ja müüd pärast seda, kui ta on kvartali tulemused avalikustanud ja need tulemused on olnud negatiivsed. Loomulikult sa kaotad. Aga aktsiates investeerimist, ma ei tea, mina soovitaks vaadata siukses suuremas pildis, pikemas ajaperspektiivis. Selles suhtes, sa ostad täna, sa ostad homme, sa ostad ülehomme aktsiaid. Sõltumata sellest, mis aktsia hind teeb. Ja usu mind, aeg teeb oma töö ja sa suure tõenäosusega oled omadega plussis. No okei, loomulikult sa võid ka vale otsuse teha. Aga selleks sa ei osta ju ühe ettevõtte aktsiaid. Sa ostad mitme erineva, et oma riske hajutada, oma riske maandada. Aga teisalt, ka lühikese perioodi jooksul on võimalik aktsiatega väga hästi teenida. Kui sa tegeled näiteks päevakauplemise või day tradinguga, hommikul ostad, lõunaaeg müüd, enne lõunat ostad, pärast lõunat müüd, õhtul, kas või 10 korda päevas. Ja raha tuleb. Loomulikult, siin taga on muidugi korralik töö. Ma olen seda proovinud 1 nädala, 2 nädalaga. Ei, sellest ei piisanud. Ma arvan, et siuke aasta, 2, võib-olla 5 aastat oleks selline kindel, kus sa saad reaalselt aru, mis toimub. Millist aktsiat vaadata, millistest eemal hoida ja kuidas selline aktsia käitumine tegelikult üldse turul toimub. Aga samas, kui mõtlen nüüd, et aktsiad on äkki tõesti liiga hirmuäratavad, tahaks midagi nagu kindlamat. Räägitakse, et kinnisvaraga mitte mingil juhul raha ei kaotata. Kui siin lugeda investeerimisega seda, et ma ostan endale isiklik kodu, mitte ma ei üüri seda kellegi teiselt, siis jah, võiks öelda, et kinnisvara on turvaline investeering. Aga samas ma usun, et päevast päeva, iga päev on kindlasti Eestis 1, kui mitte 2 sellist tehingut, kus on varjatud vead. Mingisugune hallitusseen kuskil, majavamm või siis roostes konstruktsioonid, mis on nii kahjustunud, et sorry, sul pole midagi enam teha. Kõik sellised vead võivad kuhjuda kokku ja mis on tulemuseks? Tulemuseks on see, et selle majaga pole mitte midagi peale hakata, maha lükata ja pigem ehitada uus. Kas sa enne ostu teadsid, et sul sellised riskid on? Suure tõenäosusega mitte. Sellepärast, et ma arvan, et võib-olla 10% maja või mingisuguse kinnisvara ostjatest tegelikult palkab spetsialisti, kes nagu vaatab kõik kohad spetsiaalselt või terase pilguga üle, mis võiks olla vead või siis ohukohad. Aga näiteks ma mõtlen, kui ma oma esimese korteri ostsin, ma ei palganud ühtegi spetsialisti. Ja muidugi toredaid üllatusi oli, aga korter oli odav ja remondi käigus sai need kõik asjad kõrvaldatud. Võib-olla eelarvest läks natukene üle, see on reaalsus. Kui kõik on nii ohtlik, siis äkki on ju tegelikult parem hoida raha pangas või siis
püksitaskus kogu aeg. Või tegelikult, aga siis ju inflatsioon võib selle ära süüa. Ja kui raha lihtsalt seisab, kogub tolmu, ma ei tea, kas siis kuskil minul toanurgas, sügavkülmas või siis pangaseifis, siis tõesti inflatsioon kahandab ta väärtust. Aga samas vahet pole, kui kaua seda hoiad. Ta väärtus nulli, ma ei usu, et kunagi läheb. Säästud on ju ka head. Kui sa näiteks regulaarselt hoodad oma autot, oma elamist ja loomulikult oma tervist, siis suure tõenäosusega sul ei tohiks tekkida ootamatuid kulutusi. Aga ootamatult sellest ei ole me tegelikult mitte keegi kaitstud. Ja sellisel juhul on sul ju hea, kui sul on mingisugune väike rahareserv kuskil olemas. Mustadeks päevadeks. Selline rahaline reserv võib ju tegelikult päästa mingisugust tarbimislaenu võtmisest. Ehk siis millega sa kaotad veelgi rohkem raha. Aga teisalt, inflatsioon. Mis asi inflatsioon üldse on? Jah, kõik räägivad seda, et kõik hinnad tõusevad. Aga kas see on ainult negatiivne? Kui ma mõtlesin sellele, tegin natukene uurimistööd, siis huvitav komme on see, et ta ei ole tegelikult negatiivne. Kui inflatsioon on kõrgem, see tähendab seda, et ka inimeste palgad tõusevad. Selles suhtes, kui meil on aastas, praegu võib-olla on tõesti siuke 5+% inflatsiooni, aga eelmistel aastatel on iga aasta 2-3 olnud. Mis siis tegelikult teeb? 10 aastaga peaks siis olema mingisugune 30-50% inflatsiooni. Ja kas siis sinu ostujõud on nii palju langenud? Või sa oled ka selle 10 aasta jooksul ise saanud palka juurde? Ma mõtlen, et jah, 10 aastat tagasi ma teenisin oluliselt vähem. Pärast ülikooli lõpetamist hea, kui jõuad üüri ära maksta. Ja mis nüüd on? Tänu inflatsioonile on palgad tõusnud. Sellepärast, et ka tööandjad teavad seda, et elamiskulud on enam-vähem võivad siuksed olla. Sellest madalamat töötasu. Sul ei ole inimesel mõtet pakkuda. Sellepärast, et kas sa käid tööl selleks, et tasuda oma elamiskulude eest, või sa käid tööl selleks, et käia tööl. Kui nüüd nendele teemadele tagasi vaadata, kas nad tõesti tundusid sulle ka nii hirmuäratavad? Selles suhtes, et inflatsioon, jah, okei, me ei pääse sellest, aga sellel on ka oma positiivsed küljed. Või siis näiteks, et kinnisvara, ma jään kõigest rahast ilma, sellepärast, et mul on mingisugune hallitus majavaam sees, aktsiad, alati kaotad nendega. Investeerimine või siis säästmine üldse. Et sa säästad ainult siis, kui sul on väga suur sissetulek. Tegelikult kui sul suur sissetulek on, su kulud ka kindlasti suurenevad. Ma ei tea. Või siis idufirmad. Pärast seda videot ma igatahes isiklikult ma võin küll öelda, et ma vaatan neid idufirmasid natukene teistmoodi. Sellepärast, et ma olen kuulnud tõesti sellest müüdist, et raha lihtsalt põleb. Aga samas, kui nad pakuvad tõesti head tootlust, siis äkki tasuks uurida mingisugune 2-3 ettevõtet, et äkki mõnel on neist ka potentsiaali. Ma ei tea, mis mõtted sul tekkisid? Kui julged, võid täiesti vabalt alla kommentaaritesse kirja panna. Ja ära unusta panna ka telli nuppu ja laiki, sellepärast, et õige pea juba näeme uutes osades. Järgmise korrani!